Kas Jumal on selline õrna hingega, ainuke sind mõistev, igavene sõber elu järel? Või ta on selline karm orjade valitseja, kes karistab meid piksenoolega ja karma surmasünni nooltega, kes sunnib meid teda orjama 24/7. Eks see on valikuvabadus, kuidas me seda tõlgime, et me võime olla ju revolutsionäärid ja saata üldse ta kukele. Valikuvabadus on nii suur, meile kingitud Jumala poolt, et on armastuse seadustesse üldse öelda, et kedagi ei ole. Ise püüan hakkama saada. See kogemus on ka meil kõigil nagunii, kes juba siin maailmas on. Või ta on selline sõber, kes nagu sõber ka peidab viinapuudele ära, eks. Seda, et sõber, ma tean, et sa peitsid ära, ma annan sulle praegu, sa ei ole mu sõber, eks ju. Pärast saad aru, et tänu sõbrad selle viinapuudele ära peitis, see oli ikkagi hea, ta tahtis sulle head. Kuigi selle hetkel oli sul pohmell ja sa mõtlesid, et kui sa viina ei saa, siis on pekkis elu. See sõber ikka peidab pidevalt ära ja see lõpuks saad aru, et muidu vaikselt vähendad ja lõpetad alkoholi tarvitamise. Samamoodi on kõikide nende elu armastusseadustega. Kuidas elu räägib meile läbi päikse ja kuu energia, nagu me räägime alati, läbi pai ja piitsa. Ja aga selle piitsa taga on ikkagi see õrna armastav Jumal või see sõber, kes peidab viinapuudele ära, eks ju, et me ennast sassi ei kammiks. Jumal ka, eks ju, päästab meid läbi nende kannatuste. Me sügavamalt ja tõsisemalt hakkaksime asja seoseid vaatama ja õpiksime ära, mis on hea meile endale eelkõige, enda hinge armastusele ja mis on siis tegelikult muserdab ja tõmbab meid sinna sügavale surmasünni iha-viha kadeduse tsüklisse sügavamale. Et jah, niimoodi loed pühakirjast ja imestad, kuidas Jumal suhtleb pühendatud ka läbi ranguse, aga enamuse aja või see motivatsioon ja see foon on hästi õrn ja armastav Jumal, kes on kohal ja teda ei aja teda ei eri tegelikult, ütleme niimoodi. See, kas sa haised või haise, oled rikas või vaene, rumal või mateist või patune või teda need asjad ei häiri, sest meil on tema lahutamatu osake, tal ei ole kadedust ega vastikust, selliseid omadusi. Ta lihtsalt õpetab nagu armastav vanem läbi kõikide elufaktorite.